Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist Delfi jalgpallistuudio taas koos. Seekord siis erandkorras teisipäeval, et juhtus selline asi, et pidime esmaspäeval saadet tegema. Andres Opper võitis 5-1 ja õlad olid nii laiad, ei mahtunud siia tuppa ära, pidime uksed laiemaks raiuma. Teeme siis kiire Viimsi nurga, et saite lõpuks siis otsa lahti 5-1. Okei, 5-1 nii, et esimene pool on 0-1. Ja, täpselt. Vastas oli siis FC Tallinn, et mõõn on läbi. No mõõn, eks me võtsime selle 3-mängulise seeria ette, et siin, et FC Tallinn, siis nüüd tuleb neljapäev Velko ja siis on Maardu, et 3 kodumängu, et esimese saime jah siis nagu purki peale esimest poolega. Ei, tegelikult ei olnud nagu muret ei olnudki, et 0-1 taga oli paha loomulikult, et kuidagi ise ehitasime ära endale, aga õnneks jah, mõned korrektuurid, mõned julgustavad sõnad, positiivsed jah, nagu selles mõttes ja kohe esimene rünnak põhimõtteliselt kandis vilja ja sealt edasi oli jah, ainult meie mäng ütleks ikka pigem, kuigi seal paar olukorda võib-olla välja arvata. Aga tabelis ikka sama ja täpselt, aga ikkagi 3 punkti rohkem, et siin jah nagu Velko võtab jah praegu oma, et Velko tundub, kuigi Levadia andis neile kõva lahingu, et kahjuks seal jah mingid väiksed apsakad tulid lõpus sisse, millega Velko sai need 2 väravat kätte seal. Velko siis täis eduga jätkuvalt, et suur lahing toimub siis, mis ta siis on? Neljapäeval, et minge vaadake Viim siis ilm on ja tulge tõesti kohale. Millal te uue Nunsmuru saate? See läheb nüüd mai keskelt, läheb vahetusse 8 kuuks, siis ongi, et kus te mängite siis? Me manageerisime mängud ümber, et selles mõttes seal oli Elva mäng, Kalju, Levadia, ma ei mäleta, üks mäng, seesama FC Tallinna mäng oligi, tegelikult oleks pidanud väljas olema, et mingid asjad tuli ümber teha lihtsalt. No võt, mina olen siis Eido Raljorand, minul siis see asi, et mul on mingi tuul või mingi närvi asi, et olen madan täpselt vanaks oled jäänud. Olen madanud täpselt 1 tunni, et täna öösel, et ma arvan, et siit tuleb kõige mingi segasem ja surasem saade üldse, nagu hullu. Ja siis 3. saateliid ja loomulikult Madis Kalvet Saaremaalt ja ta on mees, kes pole iial üheni venelasel katelnud. Kuidas see siis elus läinud on nii? Ma ei tea, kuidagi on läinud nii, jah. Saaremaal ei tulnud sellist asju ette, jah. Jah, ma vaatasime üle, Saaremaal 200 venelast. See on sujuv, panete tähele sujuvat teema sissejuhatust, et tõepoolest, et kuigi peaks rääkima Super Sundayst ja nädalavahetuse mängudest, siis ma arvan, et alustad sellest asjast, mis siin spordimeedia ja mitte spordimeedia, kõik meedia on üle võtnud. Miski pärast kõige tähtsam uudis üldse hetkel Eestis on see, et toimus mäng, kus oli Leegion U15 ja oli Nõmme United U15, mis seal juhtus. Leegioni mängijad olid sellised natuke agressiivsed esimesel poolel, andsid seal tüünarnukki, andsid seal jalga, kohtunikul läks natuke rääst ära, noorel kohtunikul, kellel see oli esimene mäng, aga see on paratamatu, peabki minema. Ja siis teisel poolel läks see mäng täitsa lappes, Leegioni üks mängija lõi siis rusitud rõhtu pitjali olevale Unitedi mängijale, siis teisel anti jalaga ja mingi hetk siis otsustati, et aitab tänaseks küll ja kõike seda siis saatis mitte kõik, aga suuremat osa saatis selline Vene möla ja eks ta on selline, ma ei tea, selline ootamatult suureks läinud asi, et ma ei tea, et mulle tundub... Ja selleks ajaks peaks mainima, mis see seis oli? 0-11. 0-12 vist isegi, et täpselt, et uskumatu lugu. Aga minu mõtlesin, et kuidas seda nagu teha nagu mõistlikult ja siis mõtlesin, et vaatasin Madis Kalvetile otsa, mõtlesin, et ta on jube noore Uno Tutki nägu ja mõtlesin, et teeks siis sellise asja, et meil pole, eks ole, kõiki andmeid, me lähtume sellest, mis on räägitud, et oli löömine ja oletame Unitedi mängijad solvasid ja me siis, see formaadi nimi on Delfi distsiplinaarkomisjon, kus on siis Uno Tutk ehk Madis Kalvet siis otsustab, mis on karistusena, lihtsalt räägime selle, et mis meie meelest üldse võiks aus olla ja vaatame, kui täppi me paneme või vaatame, kuidas see päris distsiplinaarkomisjon, kus on päris Uno Tutk, mitte Saare Tutk, otsustab, et mille alustame tegelikult sealt. Üks, kogu selle asja siis kõige rohkem
me tegelikult peame ikkagi alustama sealt, et kõige rohkem selles asjas vist on ikkagi süüdi treener Andres Opper. Selles mõttes, et ma ütleks, et süüdi on lapse vanemad. Selles mõttes, et lapse ikkagi kasvatus algab seal kodust, et see, et ma ei tea, mis viha see laps peab seal väljakul välja elama ja siis jah, loomulikult jõuame lõpuks treenerini, et kes hoiab seda asja kõike kontrolli all ikkagi, et kui sa oled, mis iganes see seis sul on, aga et sa näed midagi sellist, on variant õhus, et selline asi juhtub, ma ei tea, kas sa vahetad selle mängija välja või sa võtad ta korra kõrvale, et no, aga ma sain aru, ma ei tea nüüd, ma ei ole ise vaatanud üle, aga et seal jah, see pealtvaatajate ehk lapsevanemate see kaasa hõikamine või ässitamine oli olnud seal, et vaata, me midagi ei tea, eks ma olen käinud nendel noorte mängudel ennemgi, et teatud klubides on mingid teatud nagu eeldused, nõudmised, ootused, et seal nagu lapsevanemad tõesti ei hoia ennast tagasi, aga siin oli nagu kaotaja meeskond ju, kes siin hakkas rabelema, et no või kisama ja ma ei tea, ässitama, et see oleks nüüd kindlasti vaja jalgpalliliidus siis... Andres Opper, sina oled noori treeninud mitte ainult Eestis, oled ka väljamaal, näiteks Inglismaal. Kuidas seal selliseid asju lahendati? Et mis on see asi, mida... Kuidas tehakse suures jalgpallis? Meil siin väikses jalgpallis oli see, et üks treener ütles teisele, kuule, võtke rohtu ennast, ütles, et mida iganes on ju, ja lasti edasi, et sulle kuni et sulle lõpuks prokuratuur uurib, et on sul mingid näited? Üks näide on, et käisin Agringtoniga Rochdale'is mängimas ja seal on nagu, et kui sa oled välis, kodumeeskond ajab selle kohtuniku välja ja siis oli ka, et kohtunik tõesti jättis prillid koju tookord ja need intsidendid seal olid 10-meetrised suluseisud ja asjad, mida ei vilistatud ära ja see tahes tahtmata nagu pealtvaatajad, lapsevanemad hakkasid nagu pahandama, siis tuli konkreetselt Rochdale'i klubi mingi vend tuli ja ütles, kuule, et võta ja räägi oma laste vanematega, et muidu me lõpetame üldse selle mängu ära ja siis ma läksin ja seletasin, et just selle sama olukorra siis lahti, et ma saan aru, et kohtunik on selline, et aga hoiame oma emotsioonid nagu kontrolli all ja kuidagi see rahunes maha ja kuidagi me saime selle mängu ikkagi normaalselt lõpetatud, et natuke ebaaus oli endalegi see kohtuniku vile ja eks isegi käis mingi käis sealt läbi kindlasti ja käte viibutamist, aga jah, sa peadki ennast kokku võtma, et sellele ei lastud nagu üle kätte minna, jah. Aga see on mängijate asi, on ju, et see oli nagu mängijate vaheline. See on noored kutid, eks ole, isegi kui nad on peast tropid asja, siis me ei saa, mind kõige rohkem häirib mind see, et mingid asjad on täitsa debiilseks läinud see arvamused, et siin ma ei tea, ma tõristan, Tõnis Lutas kuskil sotsiaalmeedias ütles, et selle Tiblade klubi tuleks kinni panna. Kurat, võtad, see Leegionis on 2 Eesti koondist on kasvatanud, ta on kasvatanud mehi, kes räägivad eesti keelt, kes võib-olla oleks umbkeelsed Lasnamäe pätid, on ju. Kas Leegion ei ole mitte Tallinna jalgpalliklubi? Et minu esimene klubi oli. Ma ei taha öelda, et ma olen Leegionist tulnud, aga Tallinna jalkakool või mis iganes ta oli, tema eelkäija siis jah, et sealt see teekond algas, aga see selleks, et jah, see... Ma ei teaks ka, et... ma arvan, et see nii kaugele kindlasti ma minema, et nüüd kinni vaja panna see klubi, et seal kindlasti on vaja leida nagu muud lahendused, et täpselt on ka, et tegelikult ju siin ju Leegion United on ju mingi periood oligi, et just nemad 2 on meie 2 parimat kasvatajaklubi ja et sealt on ju selles mõttes häid asju ka tulnud, et see kindlasti ei saa nüüd öelda, et kõik on kogu aeg juba halvasti olnud seal. Alustame siis sellest, treeneritel asi käest ära. Mis sa, Madis Kalvet, konkreetselt sellele treenerile ütled sellisel juhul, et mis sa arvad? Mina kui kes siis, jah? Sina kui Uno Tutk. Ausalt, et selles mõttes, et see läks, et sulle treeneritel käest ära olgem ausad. Kas seal on läbi käinud ka üldse kas treenerid omavahel proovisid üldse midagi lahendada? Seal vist oli... Atko Väikmäär enda sõnul oli käinud rääkimas, aga siis ei saanud vist sealt adekvaatset vastust nagu ühesõnaga ja midagi säärast, et selles mõttes kindlasti on vaja need treenerid jutule võtta, et ma saan, et siin on meedia on ju ka proovinud kõiki neid tabada seal, aga mitte keegi... Just Leegionit siis, jah? Just Leegioni poolt, et Atko Väikmäri on ju kõigiga rääkinud ja samamoodi seal Mart Poom on kommentaari andnud, et Unitedi poolelt on seda nii-öelda kontakti saada, aga Leegioni poole pealt on kant ju see avaldus, mis... Selle avalduse me jõuame veel, et seal ei ole jah muud ju sükest selgitust olnud, et pigem nagu... Seal vist, olgem ausad,
kui mina annan oma lapse trenni, siis mina annan ta treeneri hoolde. Selles mõttes, et treeneri ülesanne on hoolitseda minu lapse eest, minu lapse eest, tervise eest ja on ta, eks ole, vastase laste eest, et see treeneri asi on sinna sektuda. Kui treener ei jõudnud või ei sektunud selle, ma arvan, et seal tuleb tegutsemiskeeld. Ja ma arvan, et see on aus, et kui kedagi karistada, et paneme 3 kuud tegutsemiskeeld, peab läbima koolitsed selline viharavi. Nagu Peep Pahv käis. Peep Pahv annab kontakti ei ole see. Ja, et mina Uno Tutk nagu siis annan Peebu telefoni numbri annan seal. 18-aastane kohtunik võib-olla ei võta siin, et vanemaid treenerid, vanemaid inimesi, et tuule räägime, et võib-olla seal oleks võinud treenerite initsiatiiv see ikkagi olla, et just siis ma mõtlen siis Leegioni treener ka võiks ikka näha, et kuule, et see nüüd kisub inetuks ikka. Kui see on nagu nende meelest oli okei, siis on kindlasti sama see koolituse läbimine on nagu väga vajalik ilmselgelt. See noortesats, nüüd on see huvitav teema. Üks asi on, nüüd on, et jutud on ikka see, et see noortesats on agressiivne ja rõve ja mängibki rõvedalt. See on see selline huvitav teema üleüldiselt, et kus maalt läheb selline hea rõvedus, halb rõvedus. Sest kui me rääkisime, kui Leegioni esindus oli meistriliigas, siis mina alati rääkisin, ägedalt rõvedad vennad, selles lähevad alati kehasse hoopis teistmoodi. Leegionist tulevad vennad on teistmoodi. See me ei saa eitada, et sealt tulevadki teistmoodi mängijad minu meelest. Et selles mõttes mingid... See on neil endal ju ka seal ju kas ma Art Juhhovist on rääkinud ka, et me ei karda mitte kedagi ja... Tuhhi nagu seda kasvatatakse ja just selle peale ehitataksegi mängu, jah. Täpselt ongi, et väljakul ka mitte keegi ei ole nagu nii-öelda minust kõvem või tugevam või et mina olen ja suudan ja saan, et pigem on seda hästi palju nii rõhutatud ka seal. Aga see löömisasi, see on taunimisväärne, et see ei ole mitte mingil määral okei, et ma ei tea. Et mängulises osas, et mänguliselt lendad sisse, okei, paned õlga, okei, aga kui sa lähed juba meelega vigastama või siin on juba konkreetselt rusikatega ja jalgadega lööma üksteist, siis see ei ole kohe kindlasti okei enam, jah. Petsmart on mängijad, Andres Ooper, sina oled selline, kui kauaks üldse selline noormängijad, need on noored, siin on juba eluaine keeld ja ma ütlen taaskord, et siin loed neid kommentaariumi ja asju, seal vahest läheb minnakse viilseks, seal on 14-aastane laps, need lapsed saavad paremaks ja me kõik oleme idioodid olnud ja mida ma ütlen, oluline asi minu meelest on ka see, et seis on 0-11 ja ma ütlen, seda ma olen mitu korda rääkinud kõigile, et ainus kord, kus ma olen kedagi löönud, ma olen väga rahumeelne inimene, ma olen ülimalt ma olen sen, aga kurat see rahvaliiga B-s ja me olime 0-8 taga ja see vastane tuli üleolevalt mõnitas ka, kurat, ma lõin selja tagant ära, jalad alt ära, see on asi, mida tänaval teed. Aga mängulises olukorras, ma loodan. Ei, ta läks mööda ja selja tagant tuimalt. Seda mõtlen, mänguline olukord. Kurat, meil lottidega Pavel Needved, ma läksin nii, silme eest läks mustaks, vaata, ma ei saa mitte midagi teha. Ja samamoodi, et ma saan... Seda me näeme suures jalkas täpselt sama, kui keegi hakkab seal, vaata, kas ei olnud mitte Tšerki just oli, kus Peep lasi pea longu, et oi issand, mida sa teed, et sul tullakse sisse, et kui sa hakkad seal midagi ülbitsema, siis see on nagu normaalne mängu osa. Ära tule ülbitsema ja hakkad seal mingi jalgade vahelt tegema või midagi eputama, songlöörima, siis sa tead, et sa saad, on ju, et see oleks nagu mingil määral aktsepteeritav, ma tahaks öelda. Ma ei tea, palju see aus oleks, et palju, ma eeldan, et sellised noored ei tohi mõnda aega mängida. Nad peavad ma ei tea, ma arvan, et siin oleks ikka, mina usun, koolis, ma arvan, et saadad psühholoogi juurde, et sa pead ikka selle nagu, ma ei tea, kas viharavi on see õige asi või õige nimetus, aga kindlasti peab mingi ülevaate peaks ju saama, et mis see ajendas või et kas see tõesti oli siis selle ässitamise tagajärg või see oli see viha selle poisi enda sees, ma usun, et sellest võiks küll nagu alustada. No täpselt jah, et selles mõttes ma olen Andres siinkohal nagu nõus, et samamoodi kui koolis samasugune juhtum nagu aset leiab, et ka seal ju, kes saab, ma ei tea, koolikeelu ja kes peabki seal psühholoogi juures käima ja seal, ma ei tea, vanemad peavad koolis käima, aru andma, et ma arvan, ega need sarnased protsessid võiks seal jalgpillis samamoodi olla, kui me tegelikult ongi, räägime ju alaealistest mängijatest, et seal kindlasti ongi, vanemad tuleb kaasata, treenerid kaasata, see klubi, see on võib-olla mingid klubi välised inimesed. Ma ei tea, Jalkaliidus vanasti oli, see vaata 2003 koondise juures oli meil psühholoogi, et ma ei tea, kas praegu täpselt kedagi otse Jalkaliidu palgal on, aga et kindlasti tuleks aidata või leida kindlasti selline inimene.
aga ole, paneme 3 kuud keeldu. Ma ütlen treenerile pool aastat treener pool aastat, see peab pikemalt olema, samas me ei saa ära jääda inimest, kes tahab olla noortetreener jalgpalli juurest ja need noormängijad 3 kuud. Noorte sats, ma pakun veel ühe asja välja, tervikuna sats, kõik räägivad siin juba Florad ja asjad, et sulle Rikmi väidetavalt kurgutakse allkirju, et ei taha üldse nendega mängida. Tingimisi mingi see keeld, et rohkem sellist jama ei tohi olla. Et nad, 2 aastat tingimisi võistluskeeldu, et ma arvan, et me ei saa minna kogu satsile või? Kogu satsile, jah. Et siis on lihtsalt, et mingi jama on jälle. Ma ei tea, ma nagu, kas kogu sats ikkagi, ma ei tea, palju seal oli, vaata, ma nägin mingit video, ja täpselt, et aga ma arvan, et seal võib ikka rahumeelseid poisse ka olla ja et anna nagu kõigile ikkagi võimalus, siis täpselt, et võib-olla sa annad võimaluse lahkuda, et kui need inimesed tahavad, siis vaata, sa oled klubiga seotud, mingi pearahadega seotud nende üleminekutega, et võib-olla anna siis see vabadus, kes ikkagi sellele kirjutab nii-öelda alla, et mina ei ole selles osaline ja mina ei aktsepteeri seda, siis ma arvan, et ei peaks nagu 2 aastat keeldu saama, see süütu poiss, ma mõtlen. Tingimisi keeld, et selle saab üle vaadata. Pealtvaatajad keelame ära. Mingit säärs kindlasti. Seal ma arvan, see võib küll olla, et kui see tribüünilt väga palju seda äsitamist tuli, et siis tundub, samas muidugi jälle Eesti puhul on ju see, et sa oled see aia taga, mis teed siis on. Seda oleme kuulnud küll, kui aia taga mõni isagi saab. Mis asja? See on Leegioni asi. Leegioni asi on öelda, et no vaata, kui Nõmmel on ju, aed on veel kinnine ka, et seal saad vabalt paluda, et sealt võiks oleks võinud teilt klubi keegi ametnik oleks võinud tulla, et palun lahkuge meie territooriumist, me ei ole selle, me ei aktsepteeri sellist käitumist, et ma ei tea, võib-olla Atko oli üksinda seal, et ma ei tea, kui palju seal klubi töötajaid või asju oli, et tegelikult jah, oleks võinud korrale kutsuda küll. Et ma arvan, et siin mõnda aega need lapsevanemad võiks kodus istuda ja mõelda, et vaata, seal on vist see ka, et publik on teisel pool platsi, et see ei ole nagu treeneri selja taga, et kus treener saaks öelda, et kuulge, et rahunege nüüd maha, et see ei ole ilus, et seal hakata üle platsi minema, ma ei tea, täpselt selleks momendiks oleks võib-olla kohtunik võinud selle enda kätte võtta, et kuulge, et ma ennem edasi ei mängi, kui see asi on läbi, vaata, et ja 18-aastane poiss ei julge sellist otsust teha. Et siin uuesti, et see U15 mäng, seal vastutus, mina annan oma lapse, mul on sama vana laps, mina annan treeneri hoolda, ja kui ta on seal, on 15-aastane rohtunik, 17-aastane, need peavad kuskil oma esimese mängud saama, et tema asi ei ole, see on treenerite asi on see, et see minu laps on korras, et selles mõttes, et see on juba Leenud Lubina, ma muidu tahaks öelda, et on täitsa savi, aga kurat, sa teed avalduse, kus sa ei ütle, et me taunime vägivalda, sa ütled vabandust taga, see oli pask. Kohtunik oli pask, United mängijad olid nõmedad, ilm oli, ei soosinud meid, kõik, kogu maailm oli meie vastu. See oli Hollandis, meil oli ka, et kui sa hakkad mingi aga, et see ei ole enam vabandus, et see on mingi ettekääne, täpselt, et see ei ole, et ei ole mingi taga. Et see Leegioni suhtumine, see teeb kõige murelikumaks, et see on muidu oleks ma arvan, oleks see normaalselt, jah, me taunime vägivald, me räägime treeneritega, me eksisime, me võtame kõik karistused vastu, tõesti see asi on lubamatu, ei ole väga keeruline, pane AI-sse, ta kirjutab sulle selle valmis. Selle asemel tuleb see, et jah, meil kellelgi öeldi siin halvasti ja see õigustad vägivalda, see on ära halb. Samas, kui sa nüüd mõtled igasugust olukordade peale, mis siin ka spordis on olnud, et kui palju üldse on neid, kes tulevad ka ütlevad, et jah, ma olin süüdi, jah, me tegime valesti, et ütleme, see on ikkagi kahjuks kaduv väike osa. Kurat, sul oli 2 päeva, sa ei vastanud kohe, oled võtnud kohe telefoni vastu ja emotsiooni pealt, jah, kurat vastased ja nõmedad, sa 2 päeva mõtled seda välja, mida sa avalikult ütled ja sa ütled avalikult seda, et kurat vastane provotseeris meid ja kurat, panime, vabandust taga. Ma üldse ei õigusta seda, ma ei õigusta, ma ütlen, et kokkuvõttes see oli, ma arvan, et pigem siuke nii-öelda eeldatav vastus või siuke prognoositav vastus, mis sealt tuli, et ma nüüd taustas, et küll ei eeldanud ja oodanud, et sealt tuleb mingi ilgelt suur vabandus. Nojah, ma ei tea, ma Leegionit klubina, ma ütlen, et see on rõvedad. Ootame ära, ma ei tea, mis Jalgpalliliit öelnud on. Täna homseni kolmapäevani koduvad materjali ja siis tuleb mingi järgmine nädal. Järgmine nädal? Ei, seal on ju nii palju osapooli, seal peab ikkagi selgelt saama, mis seal juhtus. Loomulikult, ega seal kiiret otseselt ülikiiret millegiga ei ole, et ehk põhjalik uurimine tõesti. Halb on vist see, et neil on vist mäng muidugi siin vahepeal, et see on nagu... Selle peab kindlasti edasi lükkama või? No ma ei tea, kuidas sa lased mängida praegu? See on ta osa protsessist, mida teha selle
selle mänguna, mis... No teelt võiks olla ikkagi, et selle nädala jooksul ära teha see asi, et ongi prioriteet number 1 ikkagi praegu. Mis meil siin ühtegi muud suurt distsiplinaarasja ju ei tea, ei ole vaata nii kursis, aga... Aga jah. Ja Treit rääkis sulle aldas sellest, et oli noor kohtunikena, ma ütlen, et... Ma jah, seda ei saa, et see ongi, et ma ütlen ka, et siin need täiskasvanud, te peate nagu, ma ei tea, siin kuskil peab see mõistus olema. Kuidas enda last vaatad või kas sul endal häbi ei ole, kui keegi niimoodi teeb, et vaatad, et ma jääks küll peast kinni ja kutsuks ise korrale, et ma ei mõista seda. Et lapse vanemana, kui sa veel ässitad veel otsa, et ma tõesti ei mõista seda. Samas ma ütlen uuesti, sport on emotsionaalselt viimasel piiril olek, ta ei ole nagu tavaline olek. Kurat, kui ma ütlen mingil määral, mitte õigustades vägivald taunine rõike, aga mingil määral, kurat, sa 0-11 taga ja vastane, ma ei tea, ütleb sulle halvasti, ma saan aru ka, miks see lappesse mindi ja ma saan aru, miks võib-olla seal mingi vanemad õigustavad seda, ma natukene, väike osa minust saab aru, ma ei õigusta, kõik need, kes lööd, need peavad jalgpallist eemal olema, see selline treener ei tohi jalgpalli juures olla enne, kui meil on mingigi kindlus, et ta saab aru, et eksis, millest me ei saa praegu aru, selles mitte keegi ei ole öelnud midagi. Aga natuke saan aru. Ma olen vaata Keilas, see on petsu pealinn, vaata. Seal teevad asjad teistmoodi, vaata, eluaeg käinud, vaata. Ja siis võta see löök vastu nina vastu ja et sul on kõrdi 0-12 taga ja korja oma need väike au ja uhkus kokku ja oota see mängu lõpp ära ja ma ei tea, mine. Et kokkuvõttes jah, see, kui sa oled 0-12 kaotad ja siis hakkad veel niimoodi soorutsema, see nagu, kokkuvõttes see jätab ju sinust veel halvema mulje. Jah, minust ka, et ei ole see hea kaotaja. No ei ole üldse hea kaotaja midagi, et ikkagi seal, ma ei tea. Et okei, ma usun ka, et nõmetsema ka kindlasti ei oleks pidanud, kui sa oled 12-0 ees ja sa hakkad nõmetsema, aga me ei tea seda, seda me ei tea, et kui palju seda ja mis provokatsioon oli, et siin on ju aga ma ütlen, et... See meil oli endalgi siin FC Tallinnaga paras võitlus, ja on iga aasta, iga mäng on kogu aeg paras võitlus, et seda väikest provokatsiooni on igal pool, et seal, kui me lööme pennalt, siis väravat provotseerib lööja, et ongi, et kus see piir on, et millest see nagu üle ei lähe, et mingid asjad on vägagi konkreetselt paigas siiski. Samas on ju ka ju tegelikult ka see absoluutselt tipp jalgpallis, seal ju näed ja meestel suud kogu aeg käivad, et täpselt tea, mis seal suust välja tuleb, on ju. No vahest ikka loed välja, mis nad ütlevad kohtunikele, et meie kohtunikud ei pea sellisele kriitikale vastu, mis seal huulte pealt lugeda. Et võt siin on võinud, aga ilma naljata, aga kõige kõrgemal tasemel ma soovitaks päriselt vaadata, et meie kohtunikud nagu võiksid manageerida seda mängu, et nad ei tohiks solvuda nii kiiresti mingite asjade peale ja nad võiksid olla just sellised rahustajad, et vahepeal meie kohtunikud jälle on nagu kuidagi nii lukus mingites asjades, et nii on õige, et proovi rahustada, proovi nagu mõista nagu seda osapooli, et sa näedki see, mis sa just ütlesid, et on emotsionaalne mäng, et ära siis ise pane veel sinna õli tulle, et just rahusta maha, kuulge, ei, ma ütlen õigesti, noorteliigades, seal on jalgred kohtunikud, seal on vennad, kes vilistavad 4. korda, 10. korda, need peavadki seal olema, need ei saa mujal, me ei saa neid panna, ma ei tea, meistriliigasse, nad peavad olema seal U14, U15 ja kurat, kuidas sa oskad enne mängu öelda, et see on nüüd sellise kõrgema kategooria mäng ja see seis ei ütle ka, sa ütledki, et vaata nii erinev kaalukategooria 12-0 ja nüüd läheb keegi hakkab lööma, ma ei usu, et sellist asja on võimalik ette ei ole, ja sellepärast ongi need kurat, treenerid, saate lapsed enda hooldana, te ei kasvata sealt, te kasvatate enda meelest sealt neid kuradi järgmisi Ronaldosid ja oopereid ja see on tore, aga kuskil on see asi ka, et ooper jooksis eest õige. Ooper oli nii väike. Aga ma olin kiire, tänu sellele võib-olla olingi. Plässvärk, see mõttes, et jälle jalgpall on pildis valede asjadega ja ma ütlen, õnneks on uus voor äkki, mingi varjama või mingi jama tuleb, vaata, et annaks jumal, vaata, et saad sellest teemast lahti. Ma ei tea, kuidas see nii suureks. Eks see, ma arvan, sõltub ka sellest lõpuks, et mis need karistused tulevad, et kui ma arvan, väga leebelt nagu suhtutakse, siis kindlasti avalikkusele rahul, siis sealt võetakse jälle uuest teema üles, et ma lõpuks see karistus määrab päris palju, kuidas see olukord siis nii-öelda kokku pakitakse ja ka see, et kas Leegioni poolt tuleb veel nagu mingi selgitus, mingi
kommentaarid, asjad. Ilma aga. Jah, et mis toonised tulevad, et noh, ma arvan, kui need asjad kuidagi on avalikkuse jaoks söödavad, siis ma arvan, see kuidagi aitab selle asja kokku pakkida. Jah, just, mina ei tea. Juhtub. Aga eks see näitas... Ei, väga hea õppematerjal. Ja lõpuks on, et ma arvan, tegelikult neid asju on ju juhtunud aastakümneid, aga nüüd oli see asi video peal ja sellepärast nii suureks läkski. Ja noh, ma ütlen, et see on huvitav, et ongi. Et see on huvitav taasus selles mõttes, et kus maalt läheb see. Selles mõttes, et kui teised noorte satsid ütlevad, et Legioni mängijad lõhuvad, siis nagu see on huvitav, sellel ei ole vastus, kus maalt läheb see piir, et me ei saa, kui ta on U15 kõige kõrgem tase, see tähendab, need on mehed, kes on järgmine aasta, 2 aasta pärast saavad olla Hollandis või Inglismaal. Ma ei usu, et see Inglismaal vähem krossi sõidetakse. Ma arvan, see sõidetakse rohkem, et need on mängijad, kes nagu see on kõige kõrgem tase, sealt peavad tulema Eesti järgmised tipud ja see peab tulema natuke see agressiivne rõve, et ma oleks see selline U15 5 liiga, siis ma ütlen jah, harrastajad, et see Madis Kalleti suurused pässerdused lasevad see ringi vaata. Pallile pihta ei saa. Taastaks tore lihtsalt. Siis lööki vastaan. See on kogemata. Aga eks ta nii on, et kurat nii palju tuli, ma mõtlesin, et saab selle teemal lähemalt. Ei saanud. Aga vähemalt on hea õppematerjal, ma arvan, meil kõigile ja mitte ainult. Teelt siin on, ega neid jutte on ju, et kus treenerid lähevad kaklema, ega siin ongi, et eks ikka iga aasta juhtub midagi, aga jah, et täpselt nagu sa ütlesid, et nüüd on asi video peal, nüüd see on, võib-olla ikkagi saab mingi kontrolli sellise asja üle, et järjest rohkem filmitakse nende veodega ja asjadega, et tegelikult sellist asja ei tohiks juhtuda siiski, täpselt nagu ütled, treenerid vastutavad siin lapse tervise eest, lapsevanemad võiksid ise ka natuke ikkagi. Ma loodan ka, et sellest jääb kõlama sellest asjast, mul on tunne, et siit jääb kõlama nagu see, et kuradi noor kohtunik ja kuradi venelased. Tegelikult peaks kõlama jääma see, et kurat treenerid võtkenud kokku, te vastuta laste eest ja kuradi lapsevanemad võtkenud kokku, et te ei saa minna sinna mingit jama tegema, lihtsalt sõimama. Muidugi räägime mees, kes käib tribüünil sama sõimama, saate meisteligi vändu tähele. See on teine asi, on emotsiooni vaja. Seal on emotsiooni vaja, ma ütlen, et keeruline. Räägime meistriigast parem. Super Sunday, let's go! Oli siis meeleolukad mängud, ühte mängu, alustame sellest, kus me kõik olime erinevates osades vaatas mängu, Andres Opper vaatas siis ülevalt katusalt, viimasest reast oli ülevaade mängust Levadia Flora. Madis Kallet vaatas terve mängu seal, kus olid snäkid. Söögid, joogid. ja mina vaatasin siis esireast, kus oli, või teisest reast lõpuks, kus oli ilgelt tuuline ja rõve. Ma arvan, seal ma veidi küll ma saingi. Aga ma ütlen, see on kuidagi klassik, et kui on märts, siis kõige külmem koht Tallinnas on Sportladarina. Aprill on juba. Hakkaks läbi saama juba. Märts saab uuesti pean tund aega maganud, see jumal küll. Igades, mis juhtus, pidi tulema suur derbi. See, ma ütlen, nüüd on ülihalb on selle eelmise mängu kontekstis rääkida asjadest, mis meil selle poole häirisid. Levadia võitis 4-0. Väravad, Pubatar Tameduu 9 minut, Marko Eliver Roos 30, Wendel 54, Rasmus Peetson 74. Teeme kuulsa Itski ka täna. Levadia 2,15, Flora 0,74. Ehk siis peale löögid mõnel, ma ütleme nii, et siis vana hea, et aus tulemus võib-olla, et selline 3-1 näiteks või 2-1. Aga mänguliselt pigem 3-1 küll ei ütleks nagu, et see üks võimalus neil oli seal õhus, see üks paariminutiline see ja okei, räägime. Teeme siis formaadi, teeme nii, kas me räägime enne heast või halvast. Räägime enne, mis tegi Levadia nii heaks. Et räägime Levadiast, miks Levadia hetkel on 4-0 Florast üle. Sa võid siin kiita teatada või? Oma lemmikmängijat, Pubatar Tameduu. Ei, no tema... Ma esimest korda vaatasin, kurat, Andres on õigus. Aga ta on praegu hetkel on ta ikkagi, ma ei tea, eluvormis on, et ta on nagu kerge jalaga liikuv, et üritab, seletab seal mängijatel, kuidas nagu, kas ta ise, kuidas tahab või ta tahab, et kogu meeskond ja kogu see positsioonide vahetus asjad, et näiteks Ainsalus, Kvartsov, Vendel seal ääre peal ja kuidagi asjad jah, nagu on Slaavan
on nagu asjad paika saanud, et juba varem Paide vastugi oli Levadia ju minu silmis oli no ikkagi parem sats, et seal küll sai see ulme 2-2, aga jah, et Flora vastu siin ei olnud küsimust jah, et jah, me räägime oleksitest, et kui see 1-0 oli ja siis Flora paar võimalust oli, noh, ära ei löödud, aga pärast seda oli ikkagi täielik Levadia mäng ju. Ja me ei räägi mitte millestki siin. No kindlasti ma saaks öelda, et Levadia oli väga enesekindel. Nad tulid nagu peale, nad olid nagu kohe nagu, noh, ma ei tea, ütles siht silme ja see väga konkreetne plaan, kuidas nagu Florat murde, ei olnud nagu siuke, noh. Aga ma mõtlesin samale asjale eelmine aasta juba, et selline, juba siis oli, küll oli Tõugjas seal taga, Hussar taga, aga ikka oli noor kaitseliin, aga nüüd see noor kaitseliin pandi nii-öelda kogenud Levadia poolt. Ma ootasin juba eelmine aasta sellist nagu üle mängimist, on ju, aga eelmine aasta sai Flora selle survega hakkama ja võttis pigem ammustas, on ju, Levadiat, et see aasta jälle see noor kaitseliin on ikkagi noh, ja mis see Levadia, mis mul läheb silma, ma ei tea heas või halvas, et minu meelest see romb, mis nad teevad, et see Peetson alumine, Ainsalu paremal, see roosnub vasakul ja siis kes iganes seal ründa taga on, mis see nagu hästi palju on kätega seletamist või sellist hästi palju, et see minu meelest ei näe üldse, see voolab välja. See on korra ainult kuskil mingi näed, mingi ilge aut justkui, kus vastane võiks rünnata või rünnatul mingi näitab, Ainsalu näitab, et kuule, me no veel tõuse. On ja võib-olla veel on, et päris selge ei ole. Aga miskipärast toimub, et see ma nagu eeldaks. Aga siis ongi mingi moment, ongi Tambeduus jälle ääres, Roosnup on kuugi ära liikunud, et seal on need sellised liikumised, rotatsioonid on paigas, et mingid ideed on, ju siis üks saab paremini aru kui teine ja keegi seletab, et mismoodi tema tahab, et ju siis on veel paika looksutamist veel võimalik tekitada, et seal on et mingid asjad on väga mõnus vaadata igal juhul. See rombiga on jah, et mingid kuidagi vaatad, et seal keskelt on tühi, nagu, et seal ei ole järsku mitte kedagi, nagu, et need hetked nagu küll vahepeal nagu on. Võib-olla keegi ammustab selle läbi ka, et on ju, kus need ruumid on, et hooajaeelsetes mängudes see Levadia ei olnud ju nii kindel, on ju, et ja praegu ka, ega kui me räägiks, näiteks siin oli Pärnu vastu, Pärnu see Villota oleks võinud lõpus ära lüüa, oleks 2-2, võib-olla ei oleks midagi sellist, et lihtsalt Flora vastu praegu neil õnnestus kõik, kui sa ütled, XG oli 2 väravat tegelikult, seal, et nüüd seal oli see, kes ütles ka, et okei, poole ja lõpupoole seal löödi värav, aga et see just see teise poole ja alguses see kolmas värav, et tõesti, võib-olla see tappis ära. Hästi äge värav oli see Ainsalu sai seal keskväljal palli, vaatas korraks selja taha, vaatas, ees ei ole kedagi ja sai tõusta, et seal on, et kui sa näed vabat sooni, on näha, et seal mängijatel mingi selline vabadus on, see Ainsalu vahepeal teeb, et sul ääred laiust, vahepeal tõmbab otse rasti, vahepeal korraks selline natukene sellist mõnusat segadust hoiab. See Levadia puhul on ka nagu see esimese ringi praegu silme äänd, et kõik need mängud suurte vastu, et hea küll Kalju ja Paide vastu olid küll viigid, aga samas ikkagi mänguliselt oli nagu mõlema enda vastu oli ta nagu parem meeskond, et kuidagi ja küll see on Unitedi mäng vist ainus selline, mis on tegelikult nagu kehva mäng nende poolt nagu olnud, aga muidu nad on tegelikult ju olnud kogu aeg nagu ikkagi head ja üle nagu vastasest, et alati on siin jäänud nagu vormistamata, et see vahepeal tuli need penaltid 4 mängu järjest said ju suhteliselt penaltid tekitada, et nüüd said nagu kaitses ka ikkagi selles mõttes, ja küll seal mingid võimalus. Üks väike moment oli. Aga suures plaanis ikkagi kaitse neil ikkagi nagu toimis. Kõige huvitavam on see, et vahetusest tulid siis Otto, Joa Pedro. Ma see Samba jätaks, ma arvan, ta ei saa liialt palju minutit edaspidi. Ja Kuust mängis üldse vist teda, kui ma ei eksi, Kuust läks sinna rombi paremale tiivale lõpuks, mitte ründes. Mitte Kuust, see Kirs. Kirs jäi üldse keskväljal, et äkki Kirsi tulevik on keskväljal. Aga mida ma öelda tahan, et see on huvitav, kuidas see Otto ja Joa Pedro seal hakkama saavad, et praegu nagu see mingil määral see ründemasin on nagu korralik. Kuidas sa ütled? Slava Zahvait on, kuule, Joa Pedro, tore, et sa oled, vaata, sa olid eelmine aasta, peaaegu läksid välismaale, sa oled liiga parimaid mehi või Otto, kuule, mul on see Skortsov ja Roosnup, vaata, sorry, vaata. See on hea vaadata. Vaata, tõmbavad see T3, vaata. Et see mõttes, ilma naljata, et seal neid vendasid nagu hoida rõõmsatena ei ole üldse nii lihtne. Ei, aga mulle just see meeldib, et täpselt Roosnup ja et siin saavad nagu võimalused ja tegelikult ju kasutavad ära, et me ei ole nii Roosnupu tükk aega minu arust näinud ja et ei ole nii, et igal juhul välismaalane mängib, vaata, et välismaa treener jah, võib-olla tuleb ja et mina olen võtnud, mina pean neid mängitama. Slava vähemalt näitab sisu, et mängib võib-olla see, kes on parem parasjagu hetkel. Teine asi on ka see, et samas ju sama
Pedro oli vigastatud ja nüüd ta peabki alles ju vormi tõusma, et äkki tõusubki nii heasse vormi, et saabki põhikoosust tagasi. Teine asi see Rombi puhul muidugi on see, et tema sükast äärepositsiooni, et väga nagu ei ole ka ja Otto puhul samamoodi, et kas nad siis mängivad seal 1-2 ründajana või siis seal ründe alust, et nad peavad natuke ennast ka vastavalt sellele formatsioonile nagu kohandama ilmselt. Ja ma ütlen, see Iboro Manfo raiskaitse parem versioon see Iboro, vaata see tuiskab igal pool ringi ja siis see Manfo on, ma ei tea teile, meil polegi ühtegi sellist, ta on nagu suurem ja kurjem Taavi Rähn. Sapinen pööras paar korda kuskil keskväljas pööras maha, aga seal kuskil kasti lähistel tegelikult oli asi väga kontrolli alla. Ühe korra, kui oli see kui Sapi sealt natuke võitis pehme pea välja, siis Narva ütles, ma vaatasin, pead näkku ära. Ilma naljata, Läts tegi see liidutus ka, et oled see Sapi, teid seda, ma ütlen, eestlased ei oska teised. Midagi oli, jah. Pea panid ja vastu ära, ma ütlen, et jumala eest Sapine, ma pean seal keerutama mingi. Ongi mingi tema raputan pead, hoian peast. Endal ise mingi nina veriseks lööma, siis näitama, mis toimub. Õppige. Mis lahti Florada teeme siis vastupidi? No, ma juba alustasin sellega, et kaitseliin praegu pandi ikkagi väga paika, et see noorus ja kogenematus ikka nägi välja seal, et sa võid seal üritada küll, aga Levadia pani seal selle paika ja ütleme ka eespool, Senjov üritas seal küll, aga Sapi oli kuidagi hetkel ei ole üldse ja väga kahvatu, et kuidagi ei olnud seda kiirust, kuidagi ei ole vormis praegu, et Alliku proovis ka, mis ta proovis, et see on seal kogemused, asjad, et praegu ei ole väga hea. Pigem ma arvan, kogu see kolmik tegelikult ei olnud nagu hea, et Senjov ja Alliku samamoodi, et ikkagi kui ma kedagi näis, siis Senjov vähemalt mingid asjad seal proovis kõige rohkem jah, et aga jah, täpselt siis Alamaast, tema on noor mängija. Alamad on, mul on selline suvaline tähelepanek, mida ma hakkan vaatama. Minust Alamaa küsis Kodred palli. Hästi, tal oli seal Kodredi vastas see liivat või tõusnud, vahepeal oli Siboro, Kodred äsjale, ante. Kurat, need vanurid panid kõik pallid teise poole, lätsid läbi selle Senjovi, et kui see Alamaa sai palli, siis andsid noored kutid, vaata see Kivila andis tal jooksu peale, täitsa valed mehed, vaata, mingi kutt andis seal. Ma seda hakkan jälgima, kas vanurid väldivad Alamad, vaata, et võib-olla. Ma ei tahaks uskuda seda. Ei, mõtlesin, neid on teooria, vaata. Ja võib-olla on, aga vaatame siis, et selles mõttes Alamaa on ennast ju näitan väga hästi selle hooaja alguses, et hea minek on sees, et aga jah, tõesti seekord võib-olla tõesti ei mängitud millegi pärast, mis iganes põhjusel, et mängiti rohkem läbi parema ääre kui vasaku, et jah, aga ja üritas, mis Roosti üritas, et seal tuli neid vahetusest, tuli neid ründavaid mänge, lõpuks oligi see Tartik oli 5-0-5 vähem, see mõttes, et sulle ees oli 5 endalik tada, 5 olid ees, vaatasid keskväli mõtetu, vaata milleks, et ta ei seda paremaks teinud, aga ma ütlen, et mis ta siis Floral on liidrist 7 punkti, et Tartu olulist mängu. Nüüd on Narva vist oli või? Narva kodus kolmapäeval, seal on Paide võrsi püha veel. 2 haavatud looma nagu, et Narva ka vaata ei tule neid punkte kuidagi ja aga võib-olla jah, Tallinnas üks võib-olla saab ree peale. Ja mida ma nüüd, see on see, mis mind häiris. See on see, mida ei tohi tegelikult rääkida praeguses keskkonnas, mis meil on pingelises olukorras. Kurat, see on derbi. Ta teab punaseid kaarte rohkem ja minekuid. Kus on see asi, et see on derbi? Kus on see enesekehistus? Ma olen nagu selles mõttes, ma olen nagu šokeeritud, et selles mõttes, et need vennad seal, ma saan 0-4 Levadialt ja mul on savi, vaata, kurat, anna sellele fucking liivatule jalada, või anna talle tüünarnukiga. Tee midagi, näita, et me oleme kuradi Flora, me ei ole mingid kuradi kusikud. Saate esimene pool. Veega alla nagu. Ei, ma saan sust aru. Lapsed ei tohi. Lapsed ei tohi, aga täiskasvanud tohi. Alama Taares, nemad ei tohi, aga ülejäänud. Anna see, anna teha. Ära sina suitseta. Aga ma teen.
veel siin. Ei, ma saan sust aru, tegelikult seda ootaks küll, et me nägime näiteks superkarikas oli see, kus Kreida pani lihtsalt tagant Männilaanele vastu jalgu, et sellist asja ei olnud, et võib-olla sellist nagu viha välja valamist ei olnud, mis on näitab nagu mingit moodi küpsust, et keegi punasega ei lõpetanud, aga ma saan sust aru, ma saan aru, et tervis ootaks küll selliseid lahendusi rohkem, kus on ikkagi punt saab kokku kuskil mingi hetk. Võib-olla asi ka selles, et see peale Peetsu väravad viimased veertundi toimub midagi. Lihtsalt oli see jumala eestat, et midagi võiks olla külm, rõve, vaat olla. Ei olnud pealtvaatajaid neid lapsevanemaid, kes ässitanud. Eigo, sinu tegevus töö, No sa läksid esimesse ritte. Tervitad ja kui tohib tervitada, siis need, kes teevad seda kummihaisu büro, vaata, täiesti päris. Ei, no ma arvan, et põletad rehve lihtsalt seal. Ma ei tea, kust te saate. See on mingi uus büro, ma ei tea, ostke Poolast normaalset büro, jumal küll. Ma reaalselt mõtlesin, ma pildi taskuna. See on ju mingi, no reaalselt see on nagu Indians fummi. Ei, no see oli tõesti nagu põlevad rehvid olid, aga toss oli ka selline, haisel selline, kõik viitas sinna nagu. Aga no võib-olla on nii kaval plaan, vaata, et jaanipäev oli vara hakati grilli tegema seal. Teine mäng, et kui me sealt läksime Flora mängult ära, siis me loomulikult läksime ju koju, et vaadata, kuidas Paide võttis vastu Nõmme Ralju. Mäng lõppes nii, et teeme siis kuulsa Itški, Paide Itški 0,47, Ralju 1,13 ehk liialt ei olnud rumaldi võimalusi Raljul natuke rohkem, aga mäng lõppes nii, et Roomet Nigula 67. lõi värava. Ja kui enne Ralju natuke justkui kontrollis mängu, mitte ei valitsenud mängu, vaid kontrollis, et liigutas palli ja kõike, siis olgem ausad, siis peale seda ei juhtunud midagi, et kuidagi lõi see, miskipärast lõi see värav jalad alt, mis on natuke ootamata, et see tuli küll neid ründava mehi sisse, teile keegi midagi teinud. Täitsa nõus. Mis see Paide, teeme siis, miks on Paide liiga liider? Miks ta on nii hea? Minu jaoks on ikka veel natuke mõistatus, et nagu Levadias, nagu sa näed, et mis toimub, ma ei tea, Paide, kui sa võtad samas sellise mänguga 1-0 võidu, palu väga, et eks ja Kalju poolt vaadates, eks oli selline mäng, mida ei tohiks nagu kaotada, et sa oled liiga liider ja et me lähme Paidesse võõrsile, no vähemalt viiki saad kätte, võib-olla oligi selline plaan, ei tea, aga jah, nagu selline väga kinnine ja otsiv, et ei olnud ju võimalusi, ei olnud seal 35. minutil vist oli see, kus keegi lõi kääridega natuke mööda ja siis see Romi sisse vist rinna peale, aga õnneks suudeti klaarida, et seal mingid sellised võimaluse pojakesed olid, aga jah, Paide on minust on huvitav. Paide mäng ja ma ei saa aru sellest mängust. Paide ei ole olnud hea, aga on võtnud võidud ära, siin on nüüd 2 varianti, mis justkui juhtub. Kas see statistika tuleb järgi, et on võtnud kehva mänguda võite, et siis saatavad heade mängudega on praotused või Paide ongi selle sisuga, et võtab kehval päeval ära ja ma ei tea. Ei noh, selle mängu põhjal võib öelda, et Henri Anir on Eesti liigas ikka jumal nagu. Tuled sisse, mis see oli, mingi minut, 1,5 või? No midagi sükast, aga ongi, sulle suur tugev mees antakse see pall siin ette, hoiad seal kastis selle nii hästi ära ja Nigula ka hästi vaatas, et ühelt poolt seal läks, teisele poole läks enda teelt nõrgema jala peale ja Perk oli pealt vaataja. Kuidagi saatis silmadega selle. Ma mõtlen, Paide on see, et see Sonja, et alustas tipuründes, no see ei olnud nagu tegelikult vist Tanant järgi ei olnud nagu hea plaan, sest et see mees töllerdas oma rasti lähedal vahepeal, seal ees ei olnud mitte kedagi, et seal nagu mingi selline, kohe kui Anjer tuli, siis teadsid, et sa võisid palli ette panna ja see nagu võib-olla jääb püsima sinna, et Sonja on üliäge mängija, vist tipuründajat veel. Samas meil toetavas rollis võiks olla, jah. Seal me sämtaks Anijärg nagu Eestis samamoodi, kui vaatasin seda Flora levamängu, et siis Ainsal on ikka nagu see Eestiga tank, ta on üks suur mees ja seal põhimõtteliselt teised jooksvast seda kukud ümber, et sama nagu Anijärg, kui ta ikka seal sees möllab, siis Eesti liiga kaitsetel on temaga nagu raske ja kui ta ütlesid ka, et seal kas statistik tuleb järgi või mitte, aga võib-olla sellisest mängudest ongi see, et kus sul on see üks meie mõistes ekstra kvaliteediga mängija, siis tema võibki otsustada lihtsalt. No Paidel elulill selles mõttes hetkel justkui, aga mine sullud ja mul on üks Nõmme Ralju osas, mul on üks teooria, mida te võite ümber lükata, aga võib-olla mitte. Ma ütleks, et võib-olla läks Nõmme Ralju mängule vastu liiga alalhoidlikult. Mõtlen, et kui meil on muidu on olnud äärtel, eks ole olnud
ründavad, üks äär on ikka ründav, meil on siin mingi olnud, mis matš on täiesti hullumeelne pöörane, oli äkki mingi Kuremäng, kes seal olid, oota ma vaatan no vist oli, me rääkisime isegi sellest, jah, et kus olid mõlemad ründavad. Jah, ühel pool oli Kass, teised Rassikov, et seekord oli see Sotširov ja Borožežitšikov. Sealt ei tulnud midagi, selles mõttes, et need võib-olla see, mis ütlesid, me ei tea, mis see mänguplaan oli, et lähme ja ma ei tea, kuidagi ära ootavad või ma ei tea, et võib-olla on õigus, et oleks surunud oma mängu peale, jah, aga jah, eks seal oligi, et lähme võõrsile, ei tea, vaatame luuravalt natuke ja siis pärast oled hädas juba, kui seal 20 minti on ainult lõpuni, enam ei olegi aega järsku, et jah. Ma arvan, juba see liiga liidri koorem on ka võib-olla raske kanda, nagu, et süke natuke vastu üldiseid ootusi võib-olla, et nad seal juhtusid ja siis kuidagi jah, et ja midagi katki ka ei ole. Katki ka ei ole muidugi jah, et tegelikult nagu see Ega ka luges ette neid ju, kas need XG numbrid, et tegelikult oli ju Kaljul olidki paremad ja ei saa nüüd öelda, et Paide oleks nagu mänguliselt nagu nüüd jube parem meeskond olnud. Et seal oligi individuaalne meisterlikkus ühes olukorras pääses maksusele ja see otsustas, aga et tegelikult jah, et Kalju tegelikult see kaitse pool on jätkuvalt ikkagi võiks öelda, ma ei tea, kas liiga parim või siis liiga üks, ma ei tea, 2 parimast, et kindlasti see pool on väga hea. No, kuigi ma ütlen, et oleks seal võib-olla olnud Utru Rõrre asemel vanameeste Podol Juusid näiteks. Natuke oli puudu, eks ole, see Masjanko võib-olla oleks ka seal, natuke oli näha, et see on see asi, et kui sa üldse ei roteeri, selles Utru Rõrre pidi mängima Paide vastu, selles päris keeruline rohkus tulla tegelikult, olgem ausad. Aga mis sa teed? Teeme ühe Triisi meeskonna raave. Trans kaotas 1-2 Kuressaarele, see tähendab, et me oleme siis olukorras, kus Narva Transil on 7 mängudega 6 punkti, liigas eelviimased. Teeme kiitmise või? Teeme Transi puhul 1-2 värav Šalva Burjanatse 42. minutil Kuressaarel, siis Andero Kivi viis 1-0 ette ja Johan Vahermägi 76. 2-1. Andres Ooper. Ja me võime, nagu siin on läbi käinud ka, et ja Nõmme kiita, aga ma ütleks, et Nõmmel jah, üks väga hea tõrje ristnurgast, jah, olen nõus, aga seal ka põrkas talt lahti ka ja Narva lihtsalt jättis löömata oma asjad, et see, võtame siis positiivse pealt, et sa ju suudad need võimalused tekitada, kahjuks ei läinud nad võrku, et selles mõttes Narvas kahju natuke ja Kure tegi ennast, läks ja tegi ära ja Kure on niikuinii Narvale alati olnud ebamugav vastane, seal ta on eelmine aastagi või ma ei tea. 3-12 oli Narval ja versus 0-74. See oli haid ja raiskamine. Et raiskamine ja Keero ja Toke mõlemad seal ja ma ütlen, et seal põrkas lahti, ei saanud sisse löödi üle, et seal tõesti oli nii palju ebaõnne lihtsalt. Mis on kuulsa Belgia tõrgliiga mehe Josue Toke, selle senine saldo on mänginud igas mängus seni, 7 mängus ja vähemalt päris palju. Ma arvan, et 2 väravat võib-olla on, 3. Josue Toke on 0. Ja seal see on, ma arvan, et kui siin näpuga näidata, üks asi, millega näitama on see, et nüüd pole Maksimkinit, see keskpeal ongi natukene selline so and so, aga ma arvan, et Toke väravad, kõik see raiskamine, sel mehel on, tal on mingi füüsilis on olemas, aga ründajatel on nii, et kui sul ei tule, siis see on nii suur stress ja hakkab närima, et see ei ole nagu üllatus, aga jah, eks järsku saab selle nii-öelda korgi pealt ära ja siis tuleb küllaga, et peaasi, et liiga kiirelt ei hakata mingeid inimesi vallandama seal, et me ei tea. Mis asja, siin treenerid kohe, muidugi mine kohe. Ei ole, ma arvan, et treenerist pole ka viga, et ma ütlen, et mängupilt oli, mis mängupilt, aga võimalusi oli, ütleme siis nii. Aga ma ütlen, et see on seda ära lööd on, et ma ütlen, eelmine aasta ma eeldan, et Maksimkin oli 7-8 väravat, et sulle täitsa 0 kohtades mõnikord, et nüüd ongi, sul on see Poljakov, Šlein, Adaptšev, ma ütleks keegi oleks selline, kellel mootaks üle 4 värava sel hooajal. Totka on täitsa 0. Keero on tassinud, aga seda on vähe, et seal... 7 mänguga võiks ikka 3-4 väravat olla, aga jah, oma. Ma ei tea, kui sa võtad, kes näiteks Kurel Kivi on löönud ju
kindlasti, et täpselt sellised ründajad ikkagi tassivad ka, et ilma selleta sa punkte ei saa lõpuks, et võid hoida seal. Ja neil on, eks ole, seal on mingi Paibatlin, mis ta on Paljapatlin. Et mõnes mõttes, et oled sõinud ju temad seda suurt läbimurdu hooaega oodatada, tema on pigem vahetusmees, siis on selline Imeh John. See tuli ja siis. Imeh, sa ei tahtnud, ma ei tea ka, et kui järgmise poed lapse saad, kas ei tahaks panna nimeks Imeh? Ei. Kahju. Aga kiidame, ma ütlen, Transil jah, Thierry peab hakkama, et kui Keerol ei ole hea päev, siis nagu võib ju võiks kellegi teised tulla sealt. Aga Kuressaare kiida siis oma rodu kohta. Ja ma mõtlen, et seda küll, et kui siin hooaja eel pigem oli ikka väga siuke tead, see on mitu hooaega see, kus tundub, et Kuressaare võib olla see viimane või eelviimane või kes ikka seal täitsa lõpus, kellel on raske, et ma arvan, siin Harju kõrval nad on teine siuke positiivne üllataja nagu olnud, et just nagu punktide mõttes, et kes sa arvad? Punktide mõttes kohe kindlasti jah, et kuigi on täiesti iseseisev klubi, täiesti iseseisev klubi, siis mis sa arvad, milline Kuressaare mängija on näiteks juulist Floras? No lihtsalt selline juhuslik tiil tuleb, et kas mina annan variandid, et sulle üks on see Kivi, üks on Talu, Jüriso, Andreas, võib-olla kaitsest Brunn või Vahermägi. Tegelikult on Lukat vaevalt arves. Lukat vaevalt, jah, võib-olla sealt sõltub, kuidas seal nii-öelda Floral need väravad tulema hakkavad, et see võib-olla tõesti sealt eespoolt kedagi, sealt Talu või ma arvan, et ründe, ma ei näe seda lihtsalt, et Floras on nii palju nagu häid ründajaid ees, ma seda nagu ei näe ise, aga võib-olla keskvälja võib olla isegi. Jah, et seal praegu tegelikult ka see Levadia vastu, et kuidagi see pall ka ei liikunud sealt keskelt edasi, et seal Antonov ma arvan, et võib-olla see Andreas, mulle endale see Andreas väga sümpatiseeris eelmine aasta, et võib-olla tema. Mina tahaks öelda, et Jüriso ja Talu Jüriso ja Talu ka, et selles mõttes nad on ka päev väga huvitavad. Kas me oleme kindlad, et teeme mingi lolli, kas me oleme kindlad, et Rauno Allik on parem kui Talu hetkel? Teie oleme kindlad, aga veel oleme kindlad, jah. Väga keeruline küsimus, jah. Aga ei, selles mõttes muidugi, ega seal nad on ennegi hooaja sees seal mängijad liigutanud edasi-tagasi, et seal midagi üllatavat ei oleks, jah. Teeme siis see oli tark lause. Enne euromänge või peale näiteks, jah. Üks hooaeg oli, kui Flora ju seal jõudis Euroopas, kui Euroopa liiga veel kus mängisid, see oli ka ju Luka, vist tuli ju vahetult enne euromänge, tuli Kuressaarest ju Florasse ja siis tõusis kohe. Ajalugu kordub. Tõusis kohe põhimeheks nagu, jah. Aga tegelikult on vaja ikkagi vanakesi ka vahesti. Näed, võib-olla äkki seal kaitses ikkagi, kui ma tea, panna siin Luka keskele, võib-olla läks vähe kindlam see. Mina ütleks ka. Miks mitte? Üks mäng lõppes 0. Kuigi ma ütlen, Luka ehitas Paide vastu just väga valusalt. Üks mäng lõppes 0-0, mängisid seal Pärnu, Vaprus ja Tartu Tammeka. Siin vaata, kuna ei olnud võitjad ja kaotajad, siis me räägime ainult Pärnust, ma arvan. Kuidas see... see oli ikka päris rets raiskimine, et Pärnu, see on selline optimist, klaas tühi täis asi. Nad ise olid väga vähemalt rahul see, et viimases intervjuus sellis, et vähemalt nüüd saime punkti saime kätte, aga ma arvan, et Paalbergist tunti puudust, et kahjuks ei löödud oma neid võimalusi ära, et seal tõesti oli raiskamine. Ja kõik, see mõttes on ei saa öelda, et näed see mees raiskas, terve sats sai ühe korra proovida kuskil kaistest ja kõik. Mõni sai võib-olla isegi 2. Ma rääkida, ma vaatan, kas mõni mees ei löönud, ei saanud peallööki kirja, kes oli alustas, vist ei. Ja siis oli naljakas kus Tammeka ütleb, et see oli nagu teenitud või et kuskil vaatasime erinevaid mänge vist, et ma arvan küll, et Tammeka peab tänama õnne, et see jäi niimoodi. Et mõnes mõttes tundub, et ikkagi kuidagi Pärnu vist hakkab kuidagi sellest välja tulemast, viimased mängud ka, mis oli Flora Levadia vastu ka seal, et ega nad ei jäänud oluliselt nüüd nii palju nagu alla, et seal et need vahepeal
paar sellist kehvemat mängu, et sealt ikkagi see asi tundub, et on nagu ületatud nüüd, jah. Ma lihtsalt, kuna Reit saated viimasel ajal teevad ennustusi, vaata, see miskipärast on mingi uus trend, et mehed ja nute igal pool peab ennustama. Ja Kuressaare Pärnu Vaprus, kummale te hetkel üldse? Kus mäng on? Kures? Kures, jah. Kurat, seal on jah Suvepealinnade Pärnul on lähem tulla. Pärnul on lähema kui Kurest. Pärnul on jah see koduväljaku eelis, et lihtsam. Lühem sõita, jah. Aga päriselt, kas kui te peaks ennustama, oletame, et ma tulen tulevikust, ütlen, Viik ei olnud. Nad said juba selle oma õnnega sealt Narvast punktid kätte, et ma ütlen, et võib-olla isegi Pärnu võtab siin ära punktid. Miks sa ei usu Sander Posti? Ma usun tegelikult, et aga see oli ennustamine praegu, ma ujun vastu voolu, et liiga lihtne oleks panna, et Kure võtab kodus ära kindlalt, et ma arvan, et no ma ütlen lihtsalt, mida ma öelda, tahan ka, et oleks hooaja eel öelnud, et Kure ja Pärnu mängivad oleks pidanud hooaja eel pidanud ennustama, ma arvan, mitte keegi Eestis ei oleks pannud, et Kure, ma arvan, Sander Post oleks ka Viigi pannud, et äkki ma ei usu võitavad. Aga siin oli, vaata, et Paide vastu Kure tegi kodus hea mängu ja et tegelikult on Kure näidanud head minekut, aga vaatame jah, et kas Pärnu saab jalad alla ja võib-olla mõnele asjale pöörab õnn selja ja mõnele võib-olla näitab õnn midagi, et vaatame. Ma arvan, et Pärnu samas autobaasil mina ka trennis käin nii, et see on hea koht. No räägi siis oma, mis on autobaasis, mis on sinu parim mälestus? Parim mälestus, mäletan see tegi mingi jooksutrenn oli, kus pidi mingi 4 nurkmedi jooksima ja siis oli mingi treener vile peale pidi diagonaalis pidi spurtima ja siis lõpus mingi aja peal ümbrik. Igatahes siis oli neid, lõpus oli neid spurte tuli nii palju, et siis oli alati oksa maitse suus, et see oli nagu paha. Ja nüüd sa lähed Roman Postiga jooksma, see on mees, vaata, vähid kui sa jõudnud oled elus. Kaugele. Lunar ja Delfit saate teada, miks ma ei diskardut läheb, vaata, ma ei oska seda promoida teha. Mäng, mida mina liialt ei näinud, see jääb puhtalt Andres Opper sooloks. Miks Nõmme United kaotas 1-2 Harjule? Väravad, Rudenko. Minu lemmikmees 1-0 21. Liit, Sander Aleks vaatas, et kahju vastasest ei, ta unustas ära, ta on ju Nõmme poiss aga ründaja oli selja taga olemas ka, kui oleks jätnud, et võib-olla, no ei tea, jah. Kuna mina seda mängu näinud, siis meil on, me oleme rääkinud imetriost Ovusu, Bedlarashvili, Mätas, millega Harju nullis need mehed? Näiteks just ma istusin Poomiga koos seal tripkal ja vaatasime ja et ikkagi, Saka on hea ettepoole, tal on see X-faktor on olemas absoluutselt, aga mis tuligi kohe eelmisest aastast nagu jäi mulle silma, kui lihtsalt anti tema vastu vigu. Ja nüüd oligi, et ta tahab nagu viga saada kuskil, aga nüüd ei anta, et mingites olukordades ta jääb kindlasti nõrgaks, kaitses jääb ta kindlasti nõrgaks, et kas ta peaks nii palju minuteid mängima, kas ta peaks alustama, see selleks, aga tal on oma X-faktor olemas absoluutselt. Aga ei mäng nagu ja see pall tegelikult liikus päris hästi, et teelt oli päris hea vaadata seda mängu, et lihtsalt ma ütleks, et Harju tõmbas pikema õlekõrra, et XG, Nõmme United 1,99, Harju 1,48. Pigem ka see teist poolega vaatasin, siis oli ka see, et minul tekkis küll see tunne, et see nagu triigitakse sinna Viiki nagu ära, et kuidagi Sul oligi see pikk out tuli lõpus on ja Laur oli tegelikult parem kui näiteks see sama jaapanlane, et jaapanlane ei ole nii konkreetne veel nendes pikkades pallides asjades, tal on väga hea pikk sööt ja asjad, aga jah, et see, ma ei tea, pikk out või klaarimine, ütleme, Laur oli seal parem ikkagi, jah, et kuigi seal ta otseselt vist ei osalenud isegi, aga see võimsus ja jõud on seal Harjul olemas ja nad panevad need pallid kõik kasti ja korjavad need teised pallid üles, jah. Seda nagu kindlasti ütleks, et nüüd oli, et Harju oleks nüüd olnud mingi selgelt parem võistkond, et see oli ikkagi pigem suhteliselt võrdne mäng nagu oli. Sest Nõmme United ikka jättis ka raiskas seal Järvelaid ja Froll said seal lööd, Järvelail oli väga hea võimalus, et seal oli ka natuke mõningad raiskamised. Aga ma ei tea, kas see on see, et õhtu ja plats on võib-olla libedam kastest või mis iganes, aga pall liikus hästi, et ei olnud niimoodi nagu see keset päeva, kus pall jääb kinni ja ei põrkab ja niimoodi, et kuidagi jah, nagu see mäng oli täitsa nauditav. Aga ütleks jah, et kuidagi harjumati vaadata Eesti liiga mängu nii hilja õhtul, et see oli kuidagi teistmoodi nagu. Jah, Harju mure
mitte selles mängus, et see Pinate vist on rätt, eks ole. Aga rõõm on ju see, et ma ei tea, tõres rõõm, aga Delvits on nüüd hakata väravat ju lööma, et see me eelmine aasta oli ju koodises umbes samal ajal, mitte samal ajal. No see suvi, juuni aken, mis nagu nüüd. Ja Raamol Sillamaa, mina ikkagi ootaks, et on äge ja värkida, see ainus, see üks ilus värav ongi ainus ja siis, et kui sul see kuskilt, ma olen see nii pimesi seda Harju usku, et see Harju lõpetab Florast eespool. Kohe hakkab tulema. Sa oled tegema Kalev Kruusiga üks ühele saate rääkima. Isegi Kalev Kruus usub vähem Harjusse kui mina. Ma lihtsalt, mulle nii meeldib see Harju. Aga võt, jälle 2 mängu nädal, mis on selline, aga saame häid mänge. No, ühe. Paide Flora või? Ei, no nädala sees on üks on see Nõmme derbi, et võt seal tahaks näha verd, vägivald või mis ei. Unitedil on ju hoog sees, et tunde pealt tulevad. Ja võt ei tohi, tegelikult vägivald on halb ja loomulikult siis nädalavahetusel Paide Flora. Kuidas Paides oli päris mõnusat rahvast telekast vaadates. Mõnes mõttes isegi. Kas mingi 500 midagi või 600? Ja nende kohta, et seal vist anti terve linnale anti tasuta piletid, aga näni normaalne välja, selles mõttes, et kuidagi tore tundus, et eks siin on no eks ilmselt ma arvan, see pühapäev samamoodi tuleb, et ikkagi nüüd oleks tabel liidrid ka veel, et see kuidagi, ma arvan, haip on selles mõttes suurem, et kindlasti oleks tore, kui ta ikkagi teeb kogu selle elamuse ju paremaks, kui inimesel rohkem. Jah, vot. Ja ma ei tea. Andres Ooper, teeme siis lõpuküsimuse, et mis aastal sa viimati venelasega platsil kaklesid? Või sa jooksid alati venelastest ära? Sina oled, vaat meie suurused noored mehed. Mina, vaata, ei teagi, vaata, peaaegu Eesti ajal sündinud tegelikult ei ole, ei teagi, mis seal on. Ma ütlen, see Saaremaal oli 200 venelast, need elasid Orissaas. Mul oli õnneks selline tiimikaaslane, hästi suur poiss, kes kaitses mind, et selles mõttes, et neid nii-öelda seise oli ikkagi, aga mul otseselt ise selle kaklustest. Neid kaklusi ikkagi oli, ka meil noorena, et ja just siis, kui need tulemused hakkasid nii-öelda kellegi kahjuks minema, siis hakati tegema, aga jah, õnneks mul oli üks suur sõber kaitses, kes tuli ja kaitses mind. Kes oli siis? Indrek Silinski. Ei, see oli teisel ajastul. Siis ma olin juba suurem, siis ma enam ei kartnud. Siis ma lõin venelastele juba 2 väravat ja ütlesin, võta välja. Ja jooksin ikka eest ära. Et selline see saade seekord siis, et ärge siis petski üksteist ja väljartud terbides seal täiskasvanud võivad. Ma lähen ikka puhtalt vägivalla teeda seevad. Ei, selles mõttes vaata seda UFC-d vahepeal, saad selle oma adrenaliini maha, et siis jalkas saad teist asja vaadata. See on nagu noortekoondises ütled, et telefoni ei tohi kasutada, aga ise kasutad või mingi, et treeneritele või vanematele inimestele on mingid asjad lubatud noorematele petales õppima. Ei, teeme teine Andres hoopis lõppu ühe tõsise küsimuse. Kas seal on seal siis väga rets vahe sees, kui sa liialt noortega ei ole, aga sa ju ikka tegelikult vahepeal ikka pidid korral jälgima noorte asju. On seal siis nii suur vahe sees, et kui Eesti sats mängib vene satsiga, on seal kohe mingi suur adressiivsuse vahe, on need vene satsid nagu üldistades natuke teismoodi? Ei üldistaks jah kindlasti, et ma ütlen, ma olen käinud vaatamas mänge ja lihtsalt teatud kohtades on lapsevanemad palju häälsemad kindlasti, et mulle isegi see ei meeldi, et ma eeldaks klubidelt paremat sellist kohalolu või et kui sa kutsud ikkagi lapsevanemad korrale, et kuulge, laske ja jätke need lastele see mängurõõm ka, et ma siin küll kutsuks nagu klubisid üles seda kodutööd ära tegema ja mingid reeglid paika panema, sest Inglismaal meil olid ikkagi konkreetsed reeglid, et jah, sa oled supporter seal, sa oled selle võrgu taga, sa supportid, et sa ei hakka seal ette ütlema või sa ei hakka õpetama, et need asjad on nagu paigas, et ma nüüd klubisid nimetama nimepidi ei hakka siin, aga kõik võiksid vaadata ikkagi endale otsa, et kas me teeme seda kodutööd nagu ära, et laste vanematega just kas koosolekutel asjadel, et leppige mingites asjades kokku ja ma ütlen, et seal ju saab pingi peal ka saate ju ikkagi korrale kutsuda, mitte ei lähe võib-olla pingi peal siis kaklema, ma ei tea, see oleks veel hullem. Samas ta veits neid esindus, vaatab ju tõesti nii väga tahad seal fucking,
möliseda olla, võiks selle esindusmängudel paned. Tule sinna täpselt tule sinna. Mida sa lastel mängida, tõesti lastel. Büro, vaata, teesed haisvat rehvi büro seal Levadia tribüünil, vaata, sa ei pea selle oma lapse peale kandima. Sellega ma kirjutan alla tõesti, et tule tõesti mölise seal täiskasunute mängule, et mida sa lase lastel mängida, lase lastel rõõmu, nagu, et ta tunneks ja ta tahaks jalgpalli mängida, mitte see, et ta võib-olla vihkab pärast lõpuks seda jalgpalli. Kardab võib-olla lausa. Seda on ka päris palju, et need vanemate ambitsioon on suurem kui laste oma. See ongi see, mida ma võib-olla enne tahtsin öelda, et kus seal hakatakse kisama nagu, et teilt ei tohiks, jätke treeneritele, jätke need asjad, et toetage, olge toetajad. Aga on sul vahest nii olnud pika treenerkarjääri otsa mingi suvel treener tuleb, või suvel lapsevanem tuleb, tee nii. Ja siis ütled, ma olen treener, siis mõtled, kurat, olen õigus. Kurat, see oli tark mees. Nii mul ei ole olnud, aga ma ütlen, meil oli Inglismaal olid väga konkreetsed reeglid, et kui isegi tuleb keegi näiteks teel autoparklasse, tuleb suga midagi rääkima, siis treener saab alati on, et meil on nagu, ma olin ka see YDP, et ma olin nagu ühe vanuse gruppide 13-16 nagu nii-öelda ülevaata boss siis, et mine räägi temaga, et treener ei tohiks laskuda lapse vanematega üldse mingisse diskussiooni või sa võtad nagu ära, kui sa tahad rääkida, palun väga, aga kui see on ebameeldiv, siis saadad ta teise inimese juurde, et jah, sa ei võta seda survet enda peale. Jah, sellega me satud rottu, nüüd varsti selgub tõsiasi. Ja nüüd Andres, sulle siis edu suureks mänguks. Lausa Sotternet näitab, ma saan aru. Ja Viimsi staadion siis paneme täis, et mis seal ikka. Teeme nii. Kuulus Juri Frischer kohta. Oi. Vaat see on ju. Midagi ta jäi mul silma viimase siin vooru. Back in business. Ja ootame, eks me tuleme rotku siis, ma arvan, kui on suured taristusotsused. Sest ma arvan, et see on nagu põhiteema. Aga jah, võtame kõik kokku ja las lapsed naudivad vahepeal jalgpalliga. Jah, võt see oli see juurde saada. Ma otsin kõlli, te siis öelge, Andres ütleb nägemist ja sina ütled, miks Kuressaare võtab täna võidu. Nägemist. Võidu võtab see, kes võib rohkem väravaid. Ei, sa pead öelda, Kuressaare on parim. Ma tahan seda saare entusiasmi saada. Kena. Kuule, davai. See oli see juurde saade. Delfi jalgpallistuudio lõpupile annab Olipet.